mõttejõud? Siis, kui ta on organiseeritud ja suunatud ühe nii-öelda objekti või ühes suunas minemine. Sest et kui me täna mõtleme, et ma saan ja homme mõtlen, et ei saa, kas mõttel on jõud? Sugugi mitte. Nii et kui ma tahan, et mõttel oleks jõud, siis mul peavad olema mõtted organiseeritud ühes suunas ja ma ei saa öelda täna jah ja homme ei. Nii et see fookuse hoidmine on ääretult oluline. Nüüd seesama Stickmani teema. Õpetan Napoleon Hilli Mastermindi ja seal on 2 lugu. Üks lugu räägib kullakaevajatest ja teine räägib Barnesist, kes tahtis saada Edisoni partneriks. Kas keegi on lugenud? Üks inimene. Barnes oli väga selline järjepidev ja läks Edisoni juurde kontorisse tööle, aga ta tahtis saada partneriks, aga ta kohe ei saanud. Tal oli siin idee, mis ütles, et ta on Edisoni äripartner ja ta edastas järjepidevalt seda tulemust oma alateadusse. Nüüd tulemus oli see, et kuud möödusid, võib-olla isegi aastad, seal ei rääkinud täpselt, kui pikk see periood oli, aga mitte midagi ei muutunud. Tal oli endiselt idee saada Edisoni partneriks, aga kuskilt ei paistnud, et see tulemus, see soov, mida ta tahab, võiks üldse temani jõuda. Teised mehed olid kullakaevajad. Ka nendel oli idee. Ja nende idee oli kaevata kulda. See oli see eesmärk, mida nad soovisid oma ellu. Ja nad leidsidki kulda ja hakkasid kulda kaevandama. Ostsid endale varandust või seda masinaid ja võtsid selleks siis laenu, et tasuda nende masinate eest ja hakkasid tööd. Kuid ka neil tekkis tagasilöök. Barnesi tagasilöök oli see, et ta töötas hoolsalt Edisoni kontoris, aga partnerlust kuskilt ei paistnud. Oli lihtsalt tavaline tööline. Kullakaevajad kaevandasid, kui ühel hetkel see kullasoon katkes, mistõttu ka nende tulemus oli negatiivne. Nüüd tuleb mängu mõtlemise seadus. Enamik inimesi vaatab siit teadliku teadusega oma tulemust ja määrab, mis saab edasi. Kullakaevajad vaatasid, et kulda ei ole ja vahetasid selle idee siin, mis oli positiivne, negatiivse idee vastu. Hakkasid seda uskuma ja materialiseerisid tulemuse, milleks oli, nad lõpetasid kullakaevandamise. Edison oli tunduvalt targem ja sai aru, et hoolimata sellest välisest faktist on neil siin valik. Nad võivad mõelda, mida nad tahavad või mida ta tahab ja hoida endiselt seda ideed, milleks ta oli üldse Edisoni juurde tööle tulnud, oma teadvuses endiselt istutada seda ideed oma alateadvusse, tugevdada seda soovi ja lõpptulemusena muutis ta fakti endale soodsaks. Mõtlemine on see, mis eristab neid kahest.